Ma tegin selle video tänu sellele, et mul seda Patreonis paluti. Kui soovid ka mingit videot tellida, siis mine hakka Patreonis liikmeks. Lisaks leiad sealt kõik minu videod enne, kui nad kunagi üldse YouTube'i jõuavad. Selles videos räägime kõigepealt aine ehitusest, siis räägime soojus liikumisest ja seejärel räägime soojus paisumisest. Kõigepealt, millest kehad tehtud on, et kui mul on näiteks nuga, see on nuga, või kui mul on jääkuubik, siis need on tehtud väiksematest aineosakestest, et näiteks nuga võib olla tehtud raua aatomitest ja jääkuubik näiteks on tehtud vee ehk H2O molekulidest. Ehk siis aatom on pisikene aineosake, mis koosneb tuumast, kus on prootonid ja neutronid ja siis elektronkihist, kus tiirlevad elektronid. See on siis üks viis, kuidas aatomit kujutada. Aatomi kujutamiseks on ka teisi viise. Tegelikult, kui sa nagu väga sisse zoomid, aatom ei näe tegelikult täpselt selline välja. See on lihtsalt nagu mudel, mida kasutatakse. Veemolekul koosneb siis omakorda kahest vesiniku, ehk siis H on vesinik, vesiniku aatomist ja ühest hapniku aatomist. Ehk siis molekul on, siin on molekul, see koosneb, igatahes molekul on see ja see koosneb siis omakorda aatomitest. Samuti võivad ained koosneda ioonidest. Ioonid on siis põhimõtteliselt laenguga aatomid. Näiteks, kui meil on lauasool, see koosneb sellisest asjast nagu naatriumkloriid, naatrium ja kloor. Kui nad on eraldi, siis naatriumil on väike plusslaeng, klooril on väike miinuslaeng, ehk siis need on ioonid, millest ta koosneb. Aga valdavalt me ütleme, et ained koosnevad molekulidest ja aatomitest. Nüüd, kui mul on see nuga või mul on see jääkuubik, siis need niisama tükkideks ju ei lagune ja see on sellepärast, et osakeste vahel, mis siin noa sees või jääkuubiku sees on mingisugused jõud, mis hoiavad siis neid koos. Samuti neid ei saa nagu lõputult kokku suruda, vaid neil osakestel on mingisugune nagu kaugus, millest need üksteisest on. Ehk siis osakeste vahel me ütleme, on tõmbe- ja tõukejõud. Mõnikord kujutatakse seda niimoodi, et sul on üks osakene, teine osake ja neil on nagu vedru vahel. Ehk siis sa saad nad nagu mingil määral kokku poole suruda, aga mitte lõputult ja sa saad mingil määral nagu kaugemale üksteisest tõmmata, kuni see vedru katki ei lähe, seni nad on omavahel nagu sellise nagu jõuga ühendatud, ehk siis nende vahel esineb ikkagi see tõmbejõud, nad tõmbuvad kokku poole tagasi. Nüüd, kui sul on ained, siis isegi kui tundub, et nagu tahke aine, et täiesti paigal on, siis need aineosakesed, siis see ei ole päris tõsi. Aineosakesed võnguvad ja nad võnguvad siin oma nagu oma tasakaalu asendi ümber. Ehk siis nad põhimõtteliselt võbisevad või vibreerivad natukene. Aga kui ma annan neile rohkem energiat, ehk siis kuidas ma annan rohkem energiat, me ütleme, me soojendame neid näiteks, siis aineosakesed hakkavad kiiremini ja kiiremini liikuma. Ja niimoodi me ütlemegi, et lihtsalt soojus, see on lihtsalt aineosakeste kiirem ja kiirem liikumine. Ja kui meil on piisav energiatase, kui me ületame mingisuguse kindla energiataseme, siis aineosakesed võivad paigast ära liikuda, ehk siis näiteks raud sulab või vesi sulab. Vee sulamine või siis jää sulamine on miski, mida kõik on kindlasti näinud. Ehk siis näiteks, kui meil on 0 kraadi, kui meil on jää, ütleme, et see jää on -5 kraadi juures praegu, hoiame teda. Aga kui me viime ta 0 kraadini või viime +3 kraadini või midagi sellist, siis ta hakkab sulama. 0 kraadist ta hakkab sulama. Ja kui ta sulab, ta muutub vedelaks, ehk siis need aineosakesed, nende vahel endiselt on mingisugused tõmbe- ja tõukejõud, aga nad nagu, siia tekib mingisugune loik, nad ei ole enam nii kõvasti kinni ja me kõik teame, et vesi voolab. Raud samamoodi saab sulada, aga raud, kui ta sulab, siis see temperatuur, millel tema sulab, see on mingi 1500 Celsiust või midagi sellist. Ehk siis nad saavad sulada. Kui nad sulavad, ehk siis nad muutuvad vedelaks, siis see tähendab, et aineosakestel on veel rohkem energiat, kui neil enne oli, ehk siis nad on veel soojemad. Ehk siis aineosakesed liiguvad üha vabamalt. Ja kui me anname neile veel rohkem energiat, ehk siis kuumendame neid või soojendame neid mingisuguse veel edasi, näiteks vesi küll aurub igal temperatuuril, aga ütleme, et me ajame vee keema näiteks, me teame, et siis siit hakkavad aineosakesed välja lendama, ehk siis aine muutub gaasiliseks. Ehk siis nüüd ta on gaasiline, see tähendab, et need aineosakesed omavahel ei ole põhimõtteliselt üldse, ei mõjuta üksteist, nad lihtsalt lendavad igal pool ringi. Kõik on näinud või vähemalt tundnud gaasilist ainet, õhk näiteks on gaasiline aine, seal ei ole mingisugust nagu kõva struktuuri, nad lihtsalt on vabalt. Raud samamoodi,
kuigi see juhtub väga-väga kõrgete temperatuuride juures, saab aurustuda, saab olla gaasilises olekus. Ehk siis, kui meil on gaasilises olekus, see tähendab, et need aineosakesed neil on veel rohkem energiat, nad liiguvad veel rohkem ringi. Ja kui nad liiguvad ringi, siis nad liiguvad suvaliselt. Neil ei ole mitte mingisugust viisi, kuidas ennustada, kuidas nad liiguvad. Ehk siis see üks paneb siin niimoodi näiteks ringi, põrkab vastu seda. Nüüd see omakorda muudab selle tõttu oma liikumist. Ehk siis tema liigub niimoodi, näiteks põrkab vastu seda. Ja seda kaootilist liikumist me kutsume Browni liikumiseks ja mul on selle kohta eraldi video. Kui teil on huvi, te saate seda vaadata. Samuti on olemas mõned ained, mis on sellised, et nad, isegi kui sa annad neile rohkem energiat, ei ole nagu nad küll hakkavad aineosakesed rohkem liikuma, aga neil ei ole kindlat sellist nagu neil ei ole kindlat sulamistemperatuuri. Kui vee sulamistemperatuur on umbes 0 kraadi, raua sulamistemperatuur see mingi 1500 midagi kraadi, siis amorfsetel ainetel, niimoodi me neid kutsume, ei ole kindlat sulamistemperatuuri. Ehk siis kui meil on mingi amorfne aine, näiteks amorfne aine on mesi, ehk siis kui sa paned ta külmkappi, ta saab nagu muutuda tahkemaks, aga ta päris tahkeks kunagi ikkagi ei muutu. Samamoodi, kui sa talle annad energiat juurde, soojendad teda, siis ta hakkab natuke kiiremini voolama, aga nagu ta ikkagi ei ole nagu kunagi, sa saad nagu eriti hästi saad aru, kui sa vaatad jääkuubikut ja vett, et see on tahke, see on vedel. Amorfsete ainete puhul see ei ole sul võimalik niimoodi öelda. Sellised ained on amorfsed ained. Takeaway on see, et soojus on lihtsalt aineosakeste kiirem ja kiirem liikumine. Räägime ka soojuspaisumisest. Ehk soojuspaisumine on keha mõõtmete muutumine, kui temperatuur muutub. Ehk siis, kui ma näiteks soojendan seda rauast nuga, siis ta läheb natukene suuremaks. Kui ma võtan vee ja panen ta siis keskkonda, kus on külm, ehk siis mingi osa energiast talt läheb ära, siis see jää tuleb natukene suurem, kui see veekogus oli. Ehk siis jääruumala on natuke suurem kui selle veeruumala. Enamikel ainetel, me ütleme soojuspaisumine, enamikel ainetel, mida soojem, seda suurem see ruumala on. Mõndadel ainetel, näiteks veel, et jääruumala on suurem kui vedela vee ruumala. Aga valdaval osal teistest ainetest meil on vastupidi. Näited, kuidas see päriselus on oluline. Kõik teavad, või vähemalt mina olen väga paljudes õpikutes näinud seda silla näidet, ehk siis kui sul on sild, siis silla sees on sellised nagu vaod, ehk siis kui läheb suvel temperatuur tõuseb, siis siit poolt natukene paisub, see on okei, sest sild ei lähe ikkagi katki, sest tal on jäetud siia nagu paisumiseks vahe sisse. Või siis mingi näide, mis sageli ka tuuakse, on näiteks, kui sul on veeklaas, või sul on klaasist klaas, sa paned sinna kuuma vett sisse. Nii, siia läheb tilk kuuma vett nüüd, järsku, ootamatult. Siis klaas siit kohast, kus ta selle kuuma veega pihta sai, sealt ta hakkab paisuma. Ja ta paisub siit ja siit poolt ja nüüd need teised osad, need veel ei ole paisunud, mis tähendab, et see nagu paisunud koht nagu surub nende peale ja siis kuna neil ei ole kuskile endale minna, enam nemad hetkel ei paisu, sellepärast, et nemad ei ole selle kuuma veega veel pihta saanud või see kuuma veega pihta saamine oli liiga järsk, siis need kohad lähevad katki. Ehk siis, kui sa mõnda klaasi valad liiga kiiresti kuuma vett, siis see klaas võib katki minna. Veel näide, kuidas just vee soojuspaisumine, ehk siis vee puhul soojuspaisumine jällegi jää on see, mis on suurem kui vedelvesi. Meid mõjutab on see näiteks, et ütleme, et meil on tee. Täiesti tavaline kõnnitee. Kõnniteesse tuleb väike pragu. Nüüd, ja siia sajab vesi sisse ja siis kuskil, mis ta on mingi 0 kraadi juures, vesi jäätub. Ja nüüd, kui ta jäätub, siis ta jäätub natukene rohkem, ta ruumal läheb natukene suuremaks. Ehk siis ja nüüd, kui jälle on soojem ilm ja see vesi siit siis ära aurustub, siis see vesi, kui ta oli jääs, kus ta ruumal oli suurem, ta lükkas natukene seda auku suuremaks, et ta ise ära mahuks, mis tähendab, et niimoodi tulevadki meile tee sisse näiteks talvel augud. Sest see on see, kuidas soojuspaisumine päriselt meid iga päev mõjutab. Ehk siis 3 asja, mida meeles pidada siit. Soojuspaisumine on see, kui keha mõõtmed muutuvad, kui ta temperatuur muutub. Teine asi, meil on erinevad aineolekud, näiteks vedel, gaasiline ja tahke, mis erinevad lihtsalt selle poolest, kui palju energiat nendel aineosakestel on. Ja samuti meil on amorfsed ained, kus need energia küll mõjutab seda, kui kiiresti või aeglaselt see aine näiteks voolab, aga ometi meil ei ole võimalik öelda mingisugust kindlat temperatuuri, millal ta tahkub või millal ta sulab. Ja siis kõige olulisem asi terves soojusõpetuses üldse,
soojus, see on lihtsalt aineosakeste kiire liikumine. Ma tegin kanalile Discordi lingi leiate video kirjeldusest või YouTube'i kanali kirjeldusest.